Tere! Kas teete midagi? Mul on teile vihje. Huvitavat Ritoni sae kohta. Tunnen end juba natuke nagu selle kaubamärgi saadik, sest olen nii palju nende tooteid kasutanud. Ja enamik neist on olnud korralikud, et tunnen end juba nagu selle kaubamärgi suurim ekspert, vähemalt siin Tšehhis. Ja seetõttu olin uudishimulik ka selle nurksaagimise sae suhtes. Ja muide, ka seetõttu, et nägin täpselt sama saagi, ainult veidi väiksema kettaga, teise, veelgi mainekama kaubamärgi all. Ja nii ma mõtlesin, et tootja, kellelt mõlemad need kaubamärgid saagi võtavad, ei ole ilmselt mingi suvaline. Juba piltidel ja tehniliste andmete uurimisel köitsid mu tähelepanu 3 asja. Esiteks loomulikult see, mis on esmapilgul näha, on radiaalse liikumise juhtimine. 2 juhtrauda, mis on tavaline lahendus, kuid enamasti on need lõikeagregaadiga kindlalt ühendatud ja selle liikumisel liiguvad need taha, mis ei ole eriti soodne. Viimasel ajal ilmub üha sagedamini see lahendus, olgu see siis 2 või enama juhtrauaga, mis on kindlalt ettepoole suunatud ja millel agregaat liigub. Teine asi, mis mind juba pildil köitis, on mootor. Selle asem ketta suhtes 45 kraadi all. Sellel on see eelis, et saate ketast lõikamisel kallutada nii ühele kui teisele poole. Kui teil on saag, millel on mootor risti, siis saab seda tavaliselt kallutada ainult ühele poole. On olemas ka teisi lahendusi, kuid see lahendus on väga kompaktne ja eelkõige praktiline. See saag oma varieeruvuse tõttu võimaldab teha tegelikult kõiki lõikeliike, see tähendab nii kaldlõikeid kui ka nurklõikeid, aga ka kombineeritud lõikeid, kus seadistate nii kalde kui ka nurga ja lõikate nii ühele kui teisele poole. See saag on seega väga universaalne ja igaüks leiab oma lemmikpositsiooni. See tähendab, et keegi eelistab lõigata vasaku käega, keegi parema käega, keegi jälle meeldib hoida tööd paremalt, teine vasakul. Ja saag võimaldab seda kõike. Nii et ma arvan, et see on selline kasutajasõbralik, et see lihtsalt kohandub teiega. Ja 3. asi, mis mind köitis, on kaal, mis on üle 20 kilogrammi, mis tundub mulle sellise suure sae puhul üsna palju. Ja ma olen selline tüüp, kellele meeldivad raskemad asjad, sest need tekitavad minus usaldust. Muidugi, kui vajate saagi, mida soovite pidevalt kuskile transportida, siis hankige mõni väikese ketta ja madala kaaluga. See on keskmise suurusega saag, mis tähendab ketast. Läbimõõduga umbes 250 mm. See kõige väiksem kategooria, neil on tavaliselt kettad 210-216 mm. Ja jälle see kõige suurem kategooria, mis on juba tohutud saed, neil on tavaliselt ketas üle 300 mm. See on siis see keskosa ja enamiku asjade jaoks, mida tavaline, mitte ainult harrastaja, vaid ka professionaal oma praktikas teeb, on see saag täiesti piisav. Ja lõige on ka ideaalne. Lisaks kõikvõimalikele ja võimatutele lõikeasenditele on sael ka transpordiasend, kus saate ketta taha lükata, kinnitada selle nihke vastu, seejärel kallutada sae alla ja kinnitada see kokkuklappimise vastu. Ja kasutate käepidet, mille abil saate saagi suhteliselt lihtsalt kanda. Transpordi ajal hindate kindlasti ka teist väikest mugavust, nimelt kaabli kerimise ruumi. Ja kui soovite seda lahti kerida, ei pea te seda käsitsi tegema, vaid piisab, kui siin nii kallutada ja see alla võtta. Ja siis on asju, mis mind meeldivalt üllatasid alles pärast esimest proovimist või mõne aja kasutamist. Ja kõige rohkem rõõmustas mind tõenäoliselt tolmuimemine. Sellel sael on juba tehasest alates ketta taga suur tunnel saepuru eemaldamiseks, kuid kahjuks läheb sellesse tunnelisse kindlasti vähem kui pool kogu saepurust, mis on kahju, sest piisab täiesti lihtsast ajutisest lahendusest, näiteks papist, ideaalis mõnest õhukesest kummimansekist. Ja sel hetkel imeb või eemaldab see saag saepuru tõenäoliselt kõige paremini kõigist nurksaagidest, mida ma kunagi näinud olen. Sellisel juhul sellise seadistusega ei karda ma seda saagi töökojas kasutada, sest valdav enamus läheb kas kotti või tolmuimejasse, mida ma kasutan. Muide, ma tahan teid hoiatada, et siin on üsna suur läbimõõt, täpsemalt 58 mm ja see on tegelikult standard, mida leiate tööstuslikest töökoja tolmuimejatest, nii et tavaline tolmuimeja otsik sinna ei sobi. Ja ma lahendan selle nii, et mul on oma tavaline tolmuimeja voolik ja selline varu või pikendusvoolik,
veel Rocklerilt. Need 2 voorikut ühendan omavahel täiesti tavaliste otsikutega ja mõlemas otsas on mul siis need suured, mis sobivad tolmuimejasse. See tähendab, ühe panen tolmuimejasse, teise panen siia saagisse ja imemisprotsess algab. Ja see on muidugi veelgi parem kui see, kui seal on kott, sest õhuvool kannab kaasa ka need lisatolmu osakesed, mis muidu läheksid mööda. Kui ma ütlesin, et kõige rohkem rõõmustas mind see imemine, siis see oli natuke liialdus, sest loomulikult esimene asi, mis teid huvitab nurksael, on täpsus. Nii et ka see täpsus rõõmustas mind, sest ilma midagi, reguleerimata, lõikab see väga täpselt. Kui me räägime täpsusest, pean mainima ka laserit. Mina isiklikult ei kasuta laserit. Väga tihti, aga see siin on tõesti hästi välja mõeldud. Mis puudutab varasemaid saage, mis mul on olnud, siis neil olid laserid enamasti. Ketta all ja see polnud. Päris see. See siin töötab tegelikult sarnasel põhimõttel nagu mõnel tänapäevasel brändil, kus on valged joodid. Ja see ketas heidab siis toorikule varju, mille järgi te määrate lõikejoone. Siin on midagi sarnast, ainult et valged joodi asemel on siin punane. Ja te projitseerite selle kiire, samuti läbi ketta. Tänu sellele, et ketast saab kallutada mõlemale poole, peavad ka mõlemad piirdelatid olema tegelikult reguleeritavad nii paremale kui vasakule, mis siin ka on. Lisaks saab kõrgendatud osa lihtsalt eemaldada selliste kiirkinnituse eksentrikute abil ja alumistel madalatel piirdelattidel on avad, mille abil saate kinnitada ka omaenda piirded. Näiteks, kui teil on vaja lõigata nii, et tagumine külg oleks võimalikult täiuslik, siis saate sinna panna omaenda lisalati, millest saad läbi lõikab ja see tagab teile puhta lõikega tagaküljel. Muidugi saate lõike kvaliteeti mõjutada, muu hulgas ka saeketta valikuga. See, mida siin kasutatakse, on täiesti tavaline, sellel on 60 hammast, lõikab kenasti, kuid see ei ole kõige puhtamate lõigete jaoks. See on universaalne saeketas, mis sobib teile enamikel juhtudel. Kui soovite eriti puhtaid lõikeid, soovitan hankida veel ühe saeketta, mis sobib selleks paremini. Maksimaalne lõikevõimekus ei tundu esmapilgul eriti muljetavaldav, kuid see on tingitud sellest, et see on lõike sügavus või kõrgus kogu radiaalse liikumise ulatuses. Selle saekettaga saate siiski lõigata ka palju paksemat materjali, kuni 100 mm, kuid mitte kogu ulatuses. Lauapinna laiendamine on iseenesest mõistetav. Siin on need sellised piirajad. 2 juhtvardal, seega on need üsna stabiilsed. Neid saab kinnitada kiirkinnituse ekstsentrikute abil ja mõlemal küljel on veel ülesklapitavad piirajad. Ketast saab kallutada mõlemale poole, kasutades mitmeid erinevaid piirajaid, mis alguses võib olla veidi segadust tekitav, kuid kui sellest aru saate, kiirendab ja täpsustab see teie tööd märkimisväärselt. Nagu te võib-olla märkasite, olen ma selle sae kohta juba väikese eelvaate teinud, sest mind huvitasid siin eelmääratud nurgad, millel on ka lukustused, täpsemalt 31,6 kraadi kaldlõikel ja 33,9 kraadi kaldlõikel. Ja ma ütlesin selles videos, vaadake seda, et need on tegelikult väärtused, mida kasutatakse erinevate dekoratiivliistude lõikamisel. Ja jällegi, see täpsustab ja kiirendab teie tööd märkimisväärselt. Mis puudutab kaldlõike seadistamist, siis see on paremale ja vasakule 50 kraadi. Seal on jälle fikseeritud asendid, kuid te saate selle fikseerimise täielikult välja lülitada, seadistada sinna ükskõik millise asendi ja seejärel kasutada veel mehaanilist pidurit. See saag võib ka sooni teha. Lõike sügavust soonimisel juhitakse tegelikult lihtsa piirdemehhanismi abil. See on üsna nutikas ka juhul, kui soovite lõike puhtuse huvides kõigepealt teha eellõike. Nii et saate seadistada eellõike sügavuse, teha selle läbi, seejärel piirde kõrvale lükata ja lõigata läbi kogu materjali. Sellega vähendate veidi kiudude rebenemist. Mõne nurksaepingi puhul oli mul probleeme lukust vabastamise süsteemiga. Ma isegi deaktiveerisin selle püsivalt, sest parema käega oli seda lihtne vabastada. Aga kui pidin seda vasaku käega tegema, oli see juba probleem. Tritoni puhul on see tehtud nii, et seda saab väga hästi mõlema käega juhtida. Olen teadlik, et seni olen ainult kiitnud, aga see on lihtsalt sellepärast, et minu arvates on see saag hästi tehtud ja peamiselt on sellega hea töötada. Ja seetõttu tahaksin vähemalt ühe pisiasja välja tuua, mis minu arvates pole päris hästi läbi mõeldud. Ja see on see kinnitus, mis on ühest tükist.
Nii et kui teil on vaja muuta kõrgust õukeselt detaililt paksule, siis peate keerama. Ja keerama ning see võtab kohutavalt kaua aega, sest siin pole ei mingit liikumismehhanismi ega kiiret kruvimissüsteemi, mis on üsna kahju. Samal ajal oleks seda üsna lihtne teha. Pole kahtlustki, et see saag on tõesti hästi tehtud. Mulle meeldib sellega töötada, nii et kui otsite sarnase suurusega ja sarnase varustusega saagi selles hinnaklassis, umbes 15 000, siis arvan, et see Tritoni mudel peaks kindlasti olema teie valikute hulgas. Aitäh, et vaatasite. Olge tublid ja tehke midagi